Floridas elav meest süüdistatakse oma tüdruksõbra avalikus kohas peksmises, kuid kui politsei temad küsitles, eitas ta kõike. Hei! Hei, vend, ära jama minuga! Hei, ta lõi mind! Ta lõi mind! Hei, minu advokaat, näed seda? Ole ettevaatlik, sest sa jälgid mind ilma põhjuseta. See on minu tüdruk. See on minu tüdruk, vend! Mõni kuu hiljem on seesama mees taas politsei huviorbiidis, seekord seoses oma tüdruksõbra mõrvaga. Mis video see on? Me just nägime videot, kus ta lõi sind keset tänavat, nii et räägi mulle. Jälle, tere õhtust! Ta ei löönud mind üldse. See on Law and Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Naine olevat oma perele rääkinud, et tema poissõber oli olnud vägivaldne. Tema vastu oli isegi välja antud lähenemiskeeld. Kui ta mõrvas süüdistatuna arreteeriti, väitis ta, et ei teinud seda, kuid tõendid näivad viitavat vastupidisele. On 8. august 2024, oleme Miami Beachil, Floridas. On vahetult enne poolt 1 öösel, kui Miami Beachi politseiosakonna ametnikud reageerivad 21. ja Park Avenue piirkonda. Amen. Näita mulle oma käsi. Hoidke käed taskutest väljas, palun. Hästi. Ma tean, et te vaidlesite. Meile tuli palju kõnesid. Ei, me ei vaidle. Olgu, jagame teid nüüd lahku, et saaksime teiega rääkida ja teie loo ära kuulata. Politseiosakonna juhtumiraporti kohaselt, tsiteerin, sündmuskohale saabudes nägid politseinikud süüdistatavat ja ohvrid kõrvuti seismas ja 21. tänava 400 lõigu kõnniteel vestlemas. Nii süüdistatav kui ka ohver näivad olevat olnud kakluses. Ohvri juuksed olid sassis. Süüdistatav higistas tugevalt, tema käte sõrmenukkidelt tuli verd ning tema randmel olnud kell oli lahti tulnud. Siiski kinnitavad mõlemad ametnike ees, et kaklust ei toimunud. Olgu. Oota, me ei vaielnudki, praegu on need mingid teised inimesed. Odan telefonis, oota. See on väga tähtis. Oluline on see, et ta ei paneks käsi taskusse. Me ei tea, mis tal seal sees on. Me isegi ei vaielnud. Kas sul on temaga mingi probleem? Ei, keegi ei tülitse. Okei, aga kes siis vaidles? Mul ei ole, mitte keegi. Ma nägin küll 1 paari mööda jooksmas ja vaidlemas, aga ei, mina temaga ei tülitse. Või midagi. Kas sa helistasid selle paari kohta politseisse? Ei, ma nägin küll 1 paari mööda jooksmas ja tülitsemas. Ammu juba. Umbes 5–20 minutit tagasi. 5–20 minutit tagasi. Isegi mitte 20 minutit tagasi. Umbes 5–15 minutit tagasi. Oota, vabandust, oota korraks. Kuule, mul on sind vaja. Kuule. Te peate ootama. Ma toon su telefoni. Me isegi ei tülitse ju. Me isegi ei tülitsenud ju. Rahune. Mõned teist litsid läksid mööda ja tülitsesid, aga mina ja tema ei tülitse. Me peame kohe minema. Mis see on? Natukene. Okei, mida ma üritan sulle selgitada, sa näed, sa ei tea. Ma selgitan talle kõik, mis toimub. Ma ei kuulnud sind. Sennel poole... Ma kuulen sind, näen sind. Ma ütlen, kuulen sind, näen sind. Seal oli grupp, kes kakles ja nad nägid seda. Miami Beachi politsei raportis tuvastati mees kui 28-aastane Laurent Pion Jr. ja naine oli 21-aastane Naomi Sidadeni. Politseinikud räägivad tunnistajatega, kes kinnitavad, et just Laurent ja Naomi olid füüsilises konfliktis vahetult enne politsei saabumist. Hei. Kas sa oled? Meil on video, kus ta lööb teda. Kas ma võin seda näha? Jah, väga tore. Kas meil on mingi tõend? Mul on vaja sinu andmeid lihtsalt selleks, et me teaksime, et me sinuga rääkisime. Tule nüüd, minu nimi on Noore. Kus on Noorens, Laura? Okei, mine seisa seal koos minuga. Mul on vaja, et sa seisaksid siin enne, kui sind arreteeritakse. Kas on korras? Miks mind arreteeritakse? Sest sa pead hakkama kuulama, mida me sinult küsime. See on kõik. Olgu. Sa oled olnud väga ülesköetud algusest peale ja sa valetad meile. Eks? Lähme siis. Hei, kas see on sinu õde? Ei. No, nii et ta arreteeritakse selle eest, et ta sind lõi. Ta ei löönud mind. Mis video see on? Me just nägime videot, kus ta lõi sind keset tänavat. Nii et räägi mulle. Siin! Ta ei löönud mind üldse. Law and Crime on saanud tõendina kogutud mobiiltelefoniga filmitud video. See on YouTube'is täies mahus näitamiseks veidi liiga vägivaldne, kuid politsei raporti järgi näeb see välja järgmiselt. Videos on näha, kuidas süüdistatav lööb ohvrit tugevalt lahtise käega näkku. Seejärel üritab ohver põgeneda, kuid süüdistatav haarab tal juustest ja tõmbab ta jõuliselt maha vastu maad. Kui ohver on maas, katab teda teepervel pargitud sõiduk ning süüdistatav kummardub tema kohale ja näib löövat teda uuesti rusikaga. Nii et kuigi ta eitas oma tüdruksõbra löömist, oli video piisav, et politseinikud paneksid Laurent'le käerauad peale. Millest sa räägid, vennas?
kuule oota, vennas, kuula nüüd, mida sa räägid, vennas? Ma lihtsalt ütlen, rahune maha, vennas, ära räägi minuga nii. Kuule, rahune maha, mees, sa saad veel ühe süüdistuse. Vabandust, kuula. Mul on advokaat. Okei. Lase, ma ütlen sulle midagi, sa võid minuga rääkida, ma olen kriminaalhooldusel, okei? No siis on sul vist kõik korras, Okei, seda ma üritangi sulle selgitada, ma ei saa sind aidata, mees. Kuidas, kurat, sa ütled mulle, et saad mind aidata? Kuidas? Vaata mu auto poole, kuidas sa saad mulle nii öelda veel? Pööra näoga mu auto poole. Pööra näoga mu auto poole, sa oled arreteeritud. Kas ma saan sinuga rääkida, sest ma vaatan, kuhu? Näed, sa peaksid vaatama. Lase, ma ütlen sulle midagi. Olgu. Ma vajan, et sa loeksid mulle mu õigused ette, mul läheb hetke aega. Kuidas sa saad mulle öelda, kui sa hakkad mulle kirja kirjutama? Palun. Palun, sa sunnid mind. Hei, ma... Emme, hei, ta ei ütle midagi. Mine eemale. kas sa saad mulle näidata, mis videot te näete, sest sa saad kõiki kaameraid kontrollida? Ma seisan siin. Ja vaata, mida te kõikidest kaameratest kontrollite. Sa lõpetad ka vanglas. Kai, sa oled nii rumal. Kuula, ma pean rääkima seersandiga, vend. Kuula, perepapa, ma nõuan oma õigusi. Kõik korras. Oota korraks, vend. Ma olen kurjategija. Ma nõuan oma õigusi. Ei mingil juhul. Ei, ma ei saa. Ei, kuula mind. Tal ei ole. Hei, ära mängi minuga. Hei, ta lõi mind. Hei, minu advokaat. Näed seda. Nad ei taha seadust rikkuda. Peagi. Tead ma, ma olen politseinik. Ei, lõpeta naljatamine, vend. Ma süüdistan end. Lõpeta, palun, ära tee seda. Lõpeta, mida sa teed? Sa oled täis valesid. Mami, helista talle 11. Ma võitlen oma elu eest. Ma võitlesin oma elu eest, vend. Nad hoiavad mu ema kinni. Kas sa saad rahuneda? Ole tänuväärt. Ma rääkisin sinuga. Sa ajad seadust, vend. Ma rääkisin vennaga. Kas sa saad rahuneda? Tere! Ma üritan sind läbi otsida, et sind oma autosse panna. Ja sa käitud nagu narr. Jumal küll. Miks sa mult niisama küsid? See on minu tüdruk. See on minu tüdruk, vend. kas sa saad palun video üle vaadata? kas sa siis ei näinud teda täiesti selgelt? Hei, tema oli keset tänavat, sina olid keset tänavat ja tema lõhi sind. aga ta ei löönud mind siiski. Okei, nii et ütle, lase mul videot vaadata. sa näed seda, saad kohtus näha. Aga sa ei pea nende vastu avaldust tegema. Aga me nägime, mis juhtus. Olgu, sinna sa minna ei tohi. Oota, vabandust, kuula, sa ei tohi sinna minna, mees. mida sa mõtled? Sa ei saa seda tõsiselt mõelda. Kuula, sa ei tohi sinna minna. Aga vaata, kuidas sa sunnid mind. vaata, kuidas sa sunnid mind. See on hullumeelne. Emme, kuule, ta ei ütle midagi. Ma ütlesin talle, et ta jääks. Võib siin olla. näita mulle, mis videot te näete, sest te saate kõiki kaameraid kontrollida. Ma seisan siin. Samal ajal kontrollige teie kõiki kaameraid. Te mõlemad arreteeritakse. Okei, ma üritan seda vältida. Vabandust, aga mul on väga hea meel, et te julgesite sellest rääkida. Ja ma pean need toolid katki tegema. Hästi, ei, ja sellistes suhetes on ohver. Jah, traumeeritud, jah. Okei, las ma vaatan seda videot veel korra. Sa pead telefoni ära panema. Nad kaklesid juba tükk aega enne, seetõttu me hakkasimegi filmima. Ta tõmbas tal juustest tilista põrandale. Hästi, ma annan sulle mõned andmed, et saaksid need mulle saata. Kindlasti. Ja saada mulle kõik, mis sul on. Ma võtan su ütlused kiiresti ülesse. Ma pean lihtsalt oma telefoni võtma, et hakata sulle infot andma. Veidi hingel. Ta üritab teha taanduvat haaret, ma ei saa aru. Ma ei saa aru, ma ei tee taandumist. Ma olin temaga segaduses. Ta ei üritanud mulle midagi teha. Ma ei saa aru. Jah, seda ma praegu teen. Õige, alustame siis sinu andmetega. Mul on tunne, et olen selle mehe juba varem arreteerinud. Ma pean vaatama.
ma arvan, et arreteerisin ta millegi sarnase eest. Tõesti? see ongi lootus, et nad õpivad ja lõpetavad. Olgu, räägi siis, mida sa nägid. Kuulsin väljas karjumist 2 või 3 minutit ja siis meil on 2-korruseline korter. Nii et ma läksin 3. korruse rõdule ja vaatasin alla. Ja samal ajal kuulsin, kuidas mu poeg tuli trepist üles ja ütles: Ämi, kas sa kuuled seda kaklust? Ja ma ütlesin: jah. See näeb tõesti hirmutav välja. Ja ma vaatasin alla ning mu poeg oli mu selja taga ja siis ma nägin, et asi läks füüsiliseks. Ja nad jätkasid teineteise peale karjumist. Siis helistasin ma hädaabinumbrile 911, et sellest teatada. Samal ajal, kui mu poeg jätkas vaatamist ja filmimist. Olgu. Ja ma kuulsin, kuidas nad karjusid palju hispaania keeles. Juhtumiraporti kohaselt olid Lorette ja Naomi selle juhtumi ajal olnud koos umbes aasta ning nad elasid koos. Kuid pärast seda tüli teatas üks politseinik Naomile, et kehtima hakkab kohustuslik lähenemiskeeld. Ma loodan, et te mõistate, et me ei ole siin lihtsalt selleks, et teid kiusata. Olgu. Kui me näeme, et on olemas tegelik salvestis, kus täiskasvanud mees lööb naist, siis see viib asja hoopis teisele tasemele. Sa ei peaks sellega tegelema. Ükskõik, kas te vaidlete või mitte, sa ei peaks sellega tegelema. Ma olen seda teinud 13 aastat. See on üks ja sama asi, ikka ja jälle. See on mürgine suhe. Sa pead leidma teise mehe. Sa pead ise enda leidma. Okei. Ausalt, ta läheb täna öösel vanglasse. Tal määratakse lähenemiskeeld. Sul on tema vastu kohustuslik lähenemiskeeld, kuni juhtum on lõpetatud. Okei. Kui ta tuleb sisse ja kui ta tuleb millegagi välja, võib ta hätta sattuda. Nii et kui sa oled temaga ikka veel läbi, siis lihtsalt veendu, et me siia ei tuleks. Jah, veendu selles. Olgu, kui kaua te koos olete olnud? Veel 1 aasta. Kas te elate koos? Okei, ja selle aasta jooksul või peaaegu aasta? Teie olete olnud. Kas sul on vaja juhtumikaarti? Aga sa tead seda juhtumit? Hästi. Sina said ka oma info kätte. On tema eesnimi, perekonnanimi, teine eesnimi, sünniaeg, aadress, kus ta elab. Nad on aasta aega koos käinud, elavad koos, lapsi pole. Aitäh! Tema laps ja siis see on tema telefoninumber. Okei. Aitäh paperite eest. Ma tean, et see on raske. Aga ta lihtsalt palus oma telefonid kätte saada. Nii, telefon. Olgu, autovõtmed. Kas auto on sinu nimele või tema nimele registreeritud? See on minu õe nimel. See on sinu õe auto. Mis su nimi on? Vabandust. Ma lähen välja. Nüüd on mul vaja, et sa teeksid koostööd. Me peame siin protsessi käigus edasi aitama ja sind koju tagasi viima. Ma olen sulle juba öelnud. Ma olen olnud kriminaalhooldusel 13 aastat. Sinuga saab kõik korda. Sa pead lihtsalt mind kuulama ja tegema nii, nagu ma ütlen. Ma ei mõtle seda välja. Sinuga saab kõik korda. Kuule, kas ma hakkan sind segama? Sa ei sega mind. Vaata, mu tüdruk on praegu siin. Ta on kohe siin kõrval. Siin! Mine. Ta ütleb, et tal on video, kus ma löön oma tüdrukut. Ta on praegu mu tüdruk. Kuula, enne kui sa edasi räägid, kõik, mida sa mulle ütled, ma saan sellest aru. Ma tahan lihtsalt veenduda, et sa tead selle seaduse nime. Just seda ma üritangi sulle selgeks teha, sest ma olen kriminaalhooldusel. Ma tunnen seda süsteemi. Ma tean, kuidas kõik töötab. Ma ei tea, kes üritab seda arreteerimisele vastu akuks nimetada. Ma ei tea, kes üritab seda teha. Ainus põhjus, miks ma ei taha autosse istuda, on see, et ma tahan seersandiga rääkida. Okei, ma rääkisin temaga. Ta pole minuga kunagi valesti käitunud. Võib-olla meil on arusaamatus. Olga. Ta teeb oma tööd, ma saan kõigest aru. Olga. Ainus asi, mida ma sulle seletada püüan, Per. Minu tüdruk on praegu siin. Olga. Sa võid teda vaadata. Tal pole ühtegi sinikat. Tal pole mitte midagi. Seal on üks inimene ja tee X-märge kinni püüdmisel. Nurgas. Sain kätte. Nurgas! Seal käis kaklus. Okei, me tulime lausa sinna välja. Siis nad tulid ja leidsid mu üles. Okei. Ja nad arvasid, et meie olime need, kes kaklesid. Okei. Kuule mu Margaret, sa võid sama asja küsida. Kuule, seersant Kolade räägib sinuga. Me kuulame sind.
okei. aga vaata, täpselt nii, nagu meie kuulame sind lugupidavalt ära, tahan ma, et sa jääksid rahulikuks, sest me räägime, nad hakkavad uurima. Nüüd, lõpuks! Uurimine võib ikkagi viia selleni, et sind arreteeritakse ja arreteerimine ei tähenda midagi. Kuulake! See ongi nii, sest ma olen katseajal. Ma olin varem, ma pean olema politseiga ühenduses. Sellepärast ma proovisin teile juba ammu enne seletada, enne kui ma olen käe raudades. See ongi see, mis juhtub. Teate? Nii et nüüd oletegi. Ma tean. Nüüd, kuidas sa edasi reageerid, määrab selle ära. Lihtsalt kuula. Ma olin kunagi kriminaalhooldaja, nii et sa pead mind kuulama. Sa elad nagu mina. Elus, ma kuulan. Kuidas sa edasi tegutsed, loeb palju. Aitäh. Olgu, lihtsalt sellepärast, et sind arreteeriti, ei juhtu su kriminaalhooldusega midagi. Usu mind. Usu ja usalda mind. Röögastu. Ma ei saa olla selles. Kui sa teed seda, pole see suur asi. Sind saab uuesti kriminaalhooldusele määrata. Aga see, kuidas sa reageerid, kuidas sa edaspidi reageerid, määrab elus väga palju asju. Nii et me kuulame sind. Ohvitser, siin on seersant. Sa võid seda uuesti korrata. Ja kui sa oled lõpetanud rääkimise, annad meile võimaluse sõna võtta. Aitäh. On ju, aitäh. Ja me jääme rahulikuks, mind käitume viisakalt. Ma hindan seda. Just nii peabki. Laurent Pion arreteeriti süüdistatuna kallaletungis ja ametnikule vägivallata vastu hakkamises. Mõlemad süüdistused olid väidetavad väärteod. Siiski tundub Laurent Pion endiselt mures, et see arreteerimine võib mõjutada tema katseaega. Perevägivald, see on probleem. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Kui sa peksad tänaval mingit suvalist tüüpi, siis keegi ei taha tegelikult süüdistust esitada. Sina lähed oma teed, tema läheb oma teed. Aga see siin on perevägivalla juhtum. Las ma ütlen sulle. Sulle nii, nagu mina tahan. Ma ei tea. Hästi. Laura, kas sa mäletad, mida ma ütlesin? Ma helistan ise sinu kriminaalhooldajale. Ma olen katseajal. Olen katseajal. Täpselt nii. Ja nüüd sa ütled, et ma lähen politseisse. Ma ajan lihtsalt oma asja edasi. Ma ei taha sellega seotud olla. Ma pole kunagi kohtusüsteemi ega kriminaalhooldusega tegelenud. Ma ei tea, kuidas see käib. Sul on katseaega vaja. Jah, ma ütlesin talle seda mitu korda. Olgu, ma ütlesin talle, et lõpetagu see lollitamine. Sa lähed kohtuniku juurde. Ja ma lähen ka. Ja sealt edasi. Sinu kohtunik otsustab uuesti, kas su katseaeg ennistatakse. Ja siis oledki kohe jälle katseajal. Mis selle juhtumiga juhtus? Sa lähed selle juhtumi pärast kohtusse, täpselt nagu sa läksid teise juhtumi pärast kohtusse. Ja siis nad otsustavad, mida nad teevad. Aga kui, nagu sa ütlesid, keegi ei tunnista, keegi ei ilmu kohale. Kuula. Sa saad aru? Siis pole midagi. See kõik on sinu vara. Eks? Sinu raha või ära lisa sellele midagi. Telefon siia, need prillid, võtmed. Ultvõti. Kas sa tahad, et see kõik läheks sinu tüdruksõbrale? Jah. Olgu. Sellepärast ma proovisingi sulle öelda. Mul on veel üks puudu. Tal on üks. Tal on see. Vaata, ei. Tere. Valge, see on must. Mami, ta annab talle musta. Jah, ma ei ole kindel. Olga. Tule siis, teeme algust ja saadame su teele. Hommikul tunneme ja kohtuma kohtunikuga. Olga. Ei, minu nimi on peaaegu. Ma üritan perele sõnumit jätta. Kui soovite meile helistada, olemine. Ei peal. Sa lähed sisse. Menetlus on juba alanud. Mine sisse. Ja ma kutsun ta siia, et ta saaks sinuga rääkida. Telefoninumber on. Ma lähen toon selle. Istu autosse ja ma kutsun ta siia. Kuule, enam valesid ei tule. Saad aru, mida ma ütlen? Okei? Istu palun autosse. Ma toon ta siia. Okei? Ma toon ta siia, kui sa autosse lähed. Ei, ma hindan seda. Pane uks kinni. Talla auto. Too ta siia, tule. Ma annan talle 1 minuti. Tule siia, noor daam. Laurent Pion Jr. vabastati hiljem vanglas pärast seda, kui ta väidetavalt maksis kautsjoni. Kuid mõne kuu jooksul hakkasid uurijad uurima veel üht kuritegu, milles väidetavalt oli seotud Laurent Pion Jr. Kuid seekord oli tegemist mõrvaga. Kohtudokumentide kohaselt 7. detsembril 2024 vahetult pärast kella 6 hommikul Florida maanteepatrulli üksused saadeti I-95 põhjasuunalisele teele ja Ives Dairy Roadi pealesõidule pärast teateid, et üks mees ja naine kaklevad tee ääres. Avalduse kohaselt saadi mitu kõnet, mis viitasid mehe ja naise kaklusele ning sellele, et mees tiris naist musta maasturisse. Teele sõites teatati üksustele dispetšeri kaudu, et sündmuskohal on nüüd tee ääres nähtud surnukeha. Avalduses märgitakse, et ohver leiti alast ja kõhuli tee ääres kehavigastustega. MDFR-i töötajad tuvastasid, et ohver oli surnud. Politsei tuvastas ohvri isikuna Naomi Sidadeni.
2024 aasta detsembris väljastatud vahistamismääruse kohaselt nähti ohvrit viimati koos kahtlusalusega Hidus Gentleman Clubist lahkumas. Dokumendis öeldakse edasi, et üks tunnistaja rääkis uurijatele, et Laurent Pion ilmus väidetavalt tema koju, olles kogu keha verine. Kui tunnistaja Laurent selgitust nõudis, väitis ta väidetavalt, et Naomi hüppas tema sõidukist välja X95 ja Ives Dairy Roadi piirkonnas, kui teda tabas tundmatu sõiduk, mis sündmuskohalt põgenes. Kohtudokumentide kohaselt üritas kahtlusalune ohvrit oma sõidukisse panna, kuid ta keeldus. Kahtlusalune lisas, et kuulis kauguses kiirabisireene ja lahkus sündmuskohalt, kuna tema ja ohver on teadmata juhtumis kaassüüdistatavad ega tohi koos olla. Seejärel ütles kahtlusalune tunnistajale, et vaatas tagasivaatepeeglisse, kui ta sündmuskohalt lahkus ja nägi, kuidas ohver paigutati kiirabisse ning viidi tundmatusse haiglasse. Uurijad leidsid Laurent samal päeval. Tema vahistamismääruse kohaselt said uurijad teada, et Laurent pidi tegelikult koduarestis olema ja kandis jalavõru. Väidetavalt määras jalavõru tema asukoha kindlaks ühes kortermajas, kuid kui politseinikud kohale jõudsid, üritas Laurent väidetavalt põgeneda. Kohtudokumentide kohaselt hakkas isik, kui prooviti peatada tema autot, põgenema sõidukiga sisenedes Miami-Dade'i maakonda ja naastes tagasi Browardi maakonda. Red Roadi ja Miramar Parkway ristmikul peatus isik pärast seda, kui ta oli kokku põrganud mitme sõidukiga. Seejärel põgenes isik oma sõidukist jalgsi ning lõpuks võtsid MDPD ja Miramari politseiosakonna ametnikud ta vahi alla. Laurent Pion Juniorile esitati lõpuks süüdistus teiseastme mõrvas seoses Naomi surmaga. 2025 aasta veebruaris kirjutas ta väidetavalt kohtunikule kirja, milles kuulutas oma süütust ja väitis, et Naomi suri otsasõidu järel põgenemisega liiklusõnnetuses. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Laurent Pion Juniorit hoitakse Miami-Dade'i maakonna vanglas ilma kautšenita. Tema järgmine kohtuistung toimub oktoobris. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.